Nii, head volikogu liikmed, kes te olete siin saalis, lugupeetud vallavalitsuse töötajad ja volikogu liikmed, kes on siis meil Teamsi kaudu. Minul on teada antud, et meil ei ole täna vähemalt alguses 2 inimest, et Madis Rembel on meie endi ülesandel kohtu kaasistuja ja kuna samal ajal on vaja seal olla, siis ta täidab meie ülesannet mujal. Ja Aivar Soop on teada andnud, et tuleb hilinemisega, sest on matustel. Ja ma nüüd tahakski, et me saaksime pildi, et kas meie volikogu on otsustusvõimeline, et loeme kõigepealt volinikud üle. on hetkel kohal. Nii, 18 on olemas, järelikult volikogu on töövõimeline ja nüüd ma siis tutvustan päevakorda. Meil on kokku 20 punkti. Kõigepealt on siis volikogu liikmete määramine, see on siis järgmise volikogu jaoks. Siis on valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. 3. punkt, valimiskomisjoni liikmete nimetamine. 4. ja siit kohe edasi on nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks. 4. on siis Pulskini, 5. Jeremise, 6. Kingu, 7. Lembitu, 8. Peenra, 9. Sipi. Need on siis kõik nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks. 10. punkt on kinnisasja osade vahetamine ja piiride muutmine. 11. on vallavara omandamine. 12. on nõustumine korteri omandite muutmisega. 13. isikliku kasutusõiguse seadmine, samaga 14. 15. punkt on kohustuste võtmisega nõustumine. 16. on loa andmine tankla soetamiseks Piirissaarele ja eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks. 17. on loa andmine võistleva dialoogi ERMi tänavaruumi projekteerimine eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks. 18. on revisjonikomisjoni akti kinnitamine. 19. on Tartu valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. Ja 19. on informatsioon kohapeal algastatavad küsimused ja vaba arutelu. Küsimus, kas on täienduste osas mingeid ettepanekuid? Ei ole. Nii, siis lugupeetud volikogu, teen ettepaneku kinnitada eelnõu ja võtta see päevakorra moodustamise aluseks. Kes on selle poolt, palun hääletada. Janek, sa hääletada? Elektrooniliselt ütlesid. Nii, saalis on kõik poolt. Nii, vaatan volist ka. Kõik poolt seal ka. Nii, seega on päevakord meil tekkinud, saame alustada. Ja esimene punkt on meil siis, pidades silmas järgmist volikogu liikmete arvu määramine. Ettekandjaks Tõnu Vesi. Tõnu on meil siis elektrooniliselt, palun. Jah, aitäh. Tere päevast kõigile. See eelnõu on siis ajendatud sellest, et käesoleva aasta sügisel, 17. oktoobril on siis valimispäev, millal valitakse omavalitsuste volikogude uued koosseisud. Eelmised valimised olid 4 aastat tagasi ja kuna see tsükkel 4 aastat on, siis nüüd tuleb need valimised läbi viia. Selleks siis on olemasoleval praegusel volikogul kohustus määrata uus koosseis liikmete arv, kui palju peaks siis olema uues volikogus liikmeid. Nii, ja kõik see on reguleeritud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega. Üheks kriteeriumiks on seal näiteks elanike arv vallas,
kui Tartu vallas seisuga 1. juuni 2021 oli 11 752 elanikku, siis peab vallavolikogus seaduse järgi olema vähemalt 21 liiget. Rohkem võib, vähem ei või. Nii, et siis tuleb selle koosseisu suuruse määramisel sellega arvestada. On ette valmistatud eelnõu, mille kohaselt volikogu liikmete arv uues koosseisus saab olema 25. See on seesama number, mis on praegugi ja seda eelnõud on päris mitmed komisjonid päris mitu korda arutanud ja kõikjal on leidnud toetust ettepanek, et jääks volikogu koosseis sama suuruks, nagu ta on, ehk siis 25 liiget. Nii. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi tahab midagi küsida? Ei ole küsimusi. Kuna kõik komisjonid menetlesid ja siit nagu selgus, et oli tegemist väga ühese arvamusega, siis ma komisjonidelt seekord üldse ei küsi, sest et me saame niiviisi ajaliselt kiiremini edasi liikuda. Kui oleks erisused, siis oleks küsinud. Kes on selle poolt, et järgmises volikogus oleks 25 liiget? Palun hääletada. Koha peal kõik poolt. Nii, vaatame, kuidas on. Siimsis lood. Ka volises paistab, et kõik poolt. Nii. Mart Toots ei ole hääletanud. Ka Mart on ka poolt. Nii, kõik poolt ja otsus tehtud. Järgmine punkt on valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. Taas ettekandjaks Tõnu Vesi. Palun. Aitäh! Kui just nüüd sama sai otsus, et volikogu liikmete arv uues koosseisus on 25, siis nüüd on vaja ära otsustada see, et mismoodi need valimised korraldatakse. Kas viiakse läbi ühes ringkonnas, ehk siis kõigile valla elanikele, valimisõiguslikele elanikele on võimalik hääletada kõikide isikute poolt, kes kandideerivad, või jaotatakse valla territoorium sellisteks piirkondadeks, sellisteks ringkondadeks, et kus on siis igas ringkonnas omad kandidaadid. Nii. Praegusel ajal on olnud üldiselt olukord nii Eestis kui ka siin viimaste valimiste ajal Tartus selline, et päris tihti on olnud ikkagi üks valimisringkond. Tartu vallavolikogu valimised eelmine kord olid ühes ringkonnas, ehkki oli tegemist uue vallaga, kus kokkuvõttes ühines siis 4 valda, aga olid valimised ühes ringkonnas ja asi toimis küll. Nii. Ka praegu on valmistatud ette eelnõu, kus on vaid üks ringkond, ehk siis kõik kandidaadid, kes ennast üles annavad, keda valimisliidud, erakonnad üles annavad, kandideerivad kõik niimoodi, et saavad kõik valijad neid valida. Et siis ettepanek, et see jääks ka praegu sellisena, ehk siis tekiks üks ringkond, nii nagu siiamaanigi meil ta olnud on. Ja siis teine, et kui on tõesti niimoodi, et tekib üks ringkond, siis see tähendabki seda, et mandaatide arv, ehk siis selles ringkonnas valituks osutuks 25 isikut, 25 kandidaati. Kui oli määratud volikogu liikmete arv 25 ja vaid üks ringkond, siis saabki see mandaatide arv seal ollagi täpselt 25. Eelnõud sellisel kujul on ka mitmed komisjonid ja ka päris mitu korda arutanud ja alati on siis leitud olevat praegune lahendus kõige mõistlikum. Ja siis ettepanek ka praegu selline, et tuleks üks ringkond nendeks sügisteks valimisteks ja ka mandaatide arv oleks siis 25, ehk siis võrdne volikogu liikmete arvuga, mis just sai äsja otsustatud. Aitäh! Nii, aitäh ettekandjale. Palun, kas kellegi küsimusi on? Ei ole. Kuna minuni ei ole jõudnud sellist infot, et komisjonitelt tuli eriarvamusi, siis me saame ka praegu siin hääletada, kes on selle poolt, et eelnõu võtta vastu niiviisi, et on üks ringkond ja 25 mandaati. Palun hääletada. Koha peal on kõik poolt. Nii, saalis kõik poolt ja ootame, mida saame volise kaudu teada.
siin on ka kõik poolt. Nii. Volises ka kõik poolt. Otsus tehtud, kõik poolt. Nii, Aitäh. kolmas punkt on siis Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine ja siin selles punktis on ettekandja CV Kallas, palun. Tere õhtust siis austatud volikogu liikmed, kuigi seda on sellise valguse käes natukene nigel öelda, et vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele peab vähemalt 90 päeva enne valimisi kinnitama valimiskomisjoni koosseisu. Valimiskomisjonis peab olema vähemalt 5 liiget ja need kinnitatakse vallasekretäri ettepanekul. Üks liige on siin ära määratud seaduse poolt, et see on vallasekretär, kes on komisjoni esimees. Ja mina olen nende inimestega kõigiga suhelnud ning teen volikogule ettepaneku kinnitada need isikud valimiskomisjoni liikmeks, sest minul on nendest isikutest valimiste korraldamisel väga palju abi. Nii Torisel kui Tõnul on väga suur kogemuste pagas valimiste läbiviimisel. Et ega ma siin midagi ei oskagi rohkem juurde lisada, kui teil on küsimusi selles osas. Nii, palun, kas on ettekandjale küsimusi? Ise nad on kõik nõus. Ja, loomulikult. Lihtsalt igaks juhul. Nii, nõusolek kõigilt on saadud. Kuna küsimusi ei ole, siis minul ei ole ka andmeid selle kohta, et komisjonidelt oleks tulnud mingeid eriarvamusi. Selle tõttu panen selle eelnõu ettevalmistatud kujul hääletusele, kes on selle poolt, palun hääletada. Kohapeal on kõik poolt. Nii, volises on ka. Jah, oli. Nii, see otsus on meil vastu võetud. Nüüd on edasi mul selline küsimus, lugupeetud volikogu, kuna meil on terve rida siin punkte, mis on nõusoleku andmisest kinnisvara võõrandamiseks, et võib-olla üldosas me saame nad korraga ette kanda, aga otsustamine loomulikult toimub iga küsimuse puhul hääletamine eraldi. Et kas olete sellega nõus? Nii, siis kuna kõiki neid punkte kannab ette Jarno, siis need on siis punktid 4 kuni 6 punkti. 4 kuni 9. Nii et ole hea. Hea volikogu, 6 varamüüki, siis kinnistut, mis erinevates külades meile kuuluvad ja valitsemise otstarbel vajalikud ei ole. Ja millised said siis välja sõelutud tegelikult majanduskomisjoni ja arengukomisjoni istungitel, kui sellised, mida peaks panema müüki. Üldiselt kõigi nende puhul on läbi viidud hindamine, hindamis on läbi viinud Pindi kinnisvara osaühing ja me lähtume sellest hindamise hinnast välja arvatud Piirissaare kinnistute puhul. Piirissaare kinnistute puhul on vallavalitsuse ettepanek määrata kõrgemad alghinnad oksjonitele, kui hindajad on määranud ja lähtuks sellisest loogikast, et hoonega kinnistu maksaks alghind 15 000 ja kinnistu, millel hoonet ei ole, oleks see alghind 10 000. See on natukene rohkem tegelikult, kui eksperdid on suutnud hinnata. Nemad on hindanud need kinnistud seal 6000 peale. Aga maaressurss teadupärast on lõplik ja eriti lõplik ja piiratud on ta Piirissaarelt. Ehk selles mõttes tundus meile mõistlik panna alghind natuke kõrgem. Ja siis see on nagu kõigile 6 eelnõule sissejuhatuseks ja kirjelduseks, ega ükshaaval ei oska ka rohkem midagi öelda, kui et eelnõust on need alghinnad näha ja asjaolud näha. Nii, siis võib-olla hakkame objekti kaupa, et kõigepealt on Pulkini. Palun, kellel on selle kohta küsimus? Kui küsimusi ei ole, siis ma palun komisjonidelt seisukohavõtt, kõigepealt arengukomisjon. Tere, loodan, et mind on kuulda. Kuuleme. Ja, et ma võtan siis arengukomisjoni seisukoha, kuna strateegiakomisjon oli ka seekord minu juhtida, et siis ütlen ka strateegiakomisjoni seisukoha, et mõlemad komisjonid pooldavad eelnõud sellisel kujul. Palun. Nii, aitäh. Ja majanduskomisjon?
Majanduskomisjon menetles eelnõud pikalt, juurdes hinna üle, ent lõppkokkuvõttes nõustus vallavalitsuse seisukohaga käia siis kinnistu välja just niisuguse alghinnaga, nagu ta seisab eelnõus, nii et majanduskomisjon teeb omalt poolt volikogule ettepaneku samuti eelnõu toetada. Aitäh. Nii, aitäh. Kuna nüüd on see otsustamise valmis, siis lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et see nõusolek anda, nii nagu eelnõu on ette valmistatud, palun hääletada. Nii, koha peal on kõik poolt, ootame, mida volised tuleb. Praegu on seal 6. Kõik poolt. Nii, kõik poolt, otsus tehtud. Nii, järgmine punkt on meil siis samamoodi nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks ja siis on Jeremise maatükk. Taas ootan arengukomisjoni seisukohta. Jah, arengukomisjoni ja strateegiakomisjoni seisukoht on toetab antud eelnõule. Aitäh ja majanduskomisjon? Majanduskomisjon teeb omalt poolt volikogule ettepaneku eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh. Nii, aitäh ja lugupeetud volikogu otsustamise koht, kes on selle poolt, et teha otsus vastavalt ette valmistatud eelnõule, palun hääletada. Nii, siin on kõik poolt ja seal ka. Nii, otsus tehtud. Järgmine punkt on meil siis Kingu maatükk ja taas ootan siis arengukomisjoni seisukohta. Jah, arengukomisjonis sai arutatud ja samamoodi strateegiakomisjonis ja eelnõu leidis toetust mõlemas. Aitäh ja majanduskomisjon? Majanduskomisjon teeb volikogule ettepaneku toetada eelnõud ette antud kujul. Aitäh. Nii, aitäh ja palun hääletame, kes on poolt, palun anda käega märku. Kõik poolt. Nii. Ja volistes ka. Nii. Otsus tehtud. Nii. Järgmine on meil siis Lembitu maatükk ja ootan taas arengukomisjoni seisukohta. Meil on täna turbokiirus, et päris on vaja siin protokollidega kiiresti samal ajal toimetada, aga ka selle eelnõu puhul nii arengu kui ka strateegiakomisjonil on pooldav seisukoht. Aitäh. Aitäh ja majanduskomisjon? Majanduskomisjoni poolne ettepanek volikogule jätkuvalt sama toetada eelnõud ette antud kujul. Aitäh. Aitäh ja lugupeetud volikogu, hoiame siis kiirust, kes on selle poolt, palun hääletada. Koha peal on kõik poolt. Nii, ka kõik poolt. Otsus tehtud. Nii, ja järgmine on siis Peenra maatükk ja taas siis ootan arengukomisjoni seisukohta. Nii, ka sellel juhul ei tule siit üllatust, et nii arengukomisjon kui strateegiakomisjon mõlemad toetavad. Aitäh. Aitäh ja majanduskomisjoni seisukoht? Et mitte et tõmmata hoogu maha, vaid pigem selle jaoks, et näidata siis nii kohalolijatele kui ka siis istungit eemalt jälgijatele, et tegemist ei ole mitte ainult otsuste kiire vastuvõtmise kvantiteediga, on meil ka kvaliteedi näitajad. Selle siis eelnõu juures on majanduskomisjoni poolne ettepanek küll volikogule siis eelnõu toetada, ent täiendustega. Täiendustena on välja toonud majanduskomisjon seda, et kuna tegu on tanklaga, siis tuleb see info oksjoni müügi juurde panna, et ostja oleks teadlik võimalikust teostust. Aitäh. Aitäh.
kas see sai ka tähendab sellesse otsuse eelnõusse ära märgitud? Ta peaks preambulas seal olema. Selge. Nii, siis me saame otsustada. Ei saa veel küsimus, kui tohib. Palun. Et kas eelnõu esitaja saaks korraks vaadata siia eelnõu sisse, et kas on õige katastritunnus otsuse osas? Sellepärast, et meil oli komisjonis juttu sellest, et ühel, ja see ongi vist antud juhul see eelnõu, et üleval nii-öelda preambulas on üks katastritunnus, aga otsuses sees on teine. Ja otsuses on sees kingu, mitte peenraama. Kas mul on õige versioon? Kohvi ja peisti. Mis punkt on see 7? Ei, 8. Ma vaatan seda, mis on praegu ees volises. Tunnus lõpuga 1, 5, 3, 4 on õige. Aga otsuse sees on 1, 3, 0, 4. Ambulas on õigesti tulu enam. 1, 5, 3, 4 lõpuga. Kus teie näete seda? Mina võtsin Kadri jagatud kaustast ja siin on 1, 5, 3, 4 lõpuga mõlemas kohas. Mina vaatan volisest, seda, mida mulle volis praegu ette näitab. Nüüd on õige. Okei. Nii, parandus on tehtud. Nii, kas saame hääletada? Saame. Nii, lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et teha otsus vastavalt eelnõule. Kohal on kõik poolt. Nii, ja volises on ka. Nii, otsus tehtud. Nii, ja meil on veel üks punkt kinnisvara võõrandamiseks, see on STIP-i ja selle puhul siis taas ootan arengukomisjoni seisukoht. Nii, arengukomisjoni seisukoht ja strateegiakomisjoni seisukoht on pooldav. Aitäh. Aitäh ja majanduskomisjon? Majanduskomisjon teeb volikogule ettepaneku toetada eelnõud ette antud kujul. Aitäh. Nii, aitäh. Ja saame siis otsustada, kes on selle poolt, et ka see maatükk võõranduda. Palun anda käega. Nii. Kohapeal on kõik poolt. Seal on ka. Nii. Otsus tehtud. Üllar, kui tohib, ma ütleksin ühe repliigi. Et vallavalitsusega oli ka juttu sellest ja ma tahaks, et kõik volinikud sellest ka teadlikud oleksid, et müük tuleb siis toimetada siis mitte korraga, et mitte ülepakkumist tekitada, vaid siis targalt. Aitäh. Aitäh. Nii, ja nüüd me läheme järgmise punkti juurde ja kujutage ette, see on juba 10. ja see on kinnisasja osade vahetamine ja piiride muutmine. Ettekandjaks on siin Jarno Laur, palun. Head volinikud, tegu on ühe väga ammu kehtestatud detailplaneeringu elluviimisega ja puudutab see siis aadressi järgi Tilakülad, Marguse, Tagajüri ja Uusrähni maaüksusi ja nendele kehtestatud detailplaneeringud. Tavainimesele on see kõik Kõrveküla siiski. Ta on sealt Kõrve tänav, ütleme Kõrveküla algusest. Kui te olete mööda sõitnud, siis te näete, et uued tänavad on tekkimas, killustik aluseid ehitatakse, tolud on pandud. Ja nüüd seal oli selline lugu, et hetkel toimiv juurdepääs olemasolevatele kruntidele tuleb läbi Kõrve tänav 6, 8, 10 kinnistu ajutisena Jõhvi maanteel. Ja uus juurdepääs kogu sellele detailplaneeringu alale on planeeritud Kõrveküla Vasula teelt, milline ristmik on välja ehitatud juba maantee ehitamise käigus. Ja arendaja, kes on Kõrve Keskus OÜ, on teinud ettepaneku siis astuda järgmine samm ja tõepoolest liita need 6, 8 ja 10 kinnistud terviklikeks
nii et sealt see teemaa vahepealt kaob ära ja mis on täna valla omanduses ja toimub siis vahetus täna Kõrvekeskusele kuuluva teemaaga. Tulevikus, kui need tänavad on välja ehitatud, tulevad nad nii et teisiti Tartu valla omandusse. Ja siin eelnõus on siis ka ilusti eeldusena Kõrveoja tänava ja Rehki tee kinnistute juurdepääsu tagamine, mis on tegelikult tagatud juba täna ja tagatud ka kinnistusraamatus olevate servitud. Minu poolt kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas kellelgi on küsimusi? Tundub, et ei ole, aga siis palun seisukoha võtta arengukomisjoni. Aitäh! Kõigepealt strateegiakomisjonis oli teema arutusel, strateegiakomisjon toetas. Arengukomisjonis samamoodi arutasime seda teemat ja siin kerkis üles üks küsimus, mida ma soovin vallavalitsuse poolt selgitada. Et me arutasime sellise teema üle, et antud juhul me räägime üsna väikesest lõigust, aga et selle lõigule ligi pääseda on vaja läbida üks teine lõik, samuti ehitatavast teest või täna ehitatavat teed pidi, mis hetkel vallale ei kuulu ja millel ka vallal servituuti ei ole. Et kui kõik läheb hästi, siis ongi kõik hästi ja planeeringu järgi ehitatakse asjad välja ja antakse üle ja nii edasi. Pigem on küsimus selles, et kui kõik ei lähe hästi ja juhtub midagi, et kuidas me tagame siis selle, et sellele jupile, millest me praegu räägime, oleks tagatud siis ligipääs sellelt jupilt, millel täna siis nagu plaanitakse ligipääsu või siis mida ehitatakse. Et seda siin kuskil kirjas ei ole, et jube hea oleks, kui keegi seletaks, kuidas see risk on kaetud. Aitäh. Omanike kasuks ehk et sellele kalatehase kõrval olevale teejupile on seatud siis juurdepääsu servituudi kõigile kinnistutele kasuks, mis sealt edasi tulevad. Ehk ütleme niimoodi, et ühelgi ei olemasoleval ega ka ehitataval majal tegelikult juurdepääsu probleemi ei ole. Aitäh. Muus osas komisjon toetab. Aitäh. Ja aitäh ja palun majanduskomisjon. Tähendab, arengukomisjoni esimehe poolt välja toodud kitsaskohad küsimusena olid siis eelnõu arutlusel üleval ka majanduskomisjonis. Majanduskomisjonis sai komisjon vallavanema käest juba äsja kuuldud selgitused ja nendele selgitustele tuginedes majanduskomisjon teeb volikogule ettepaneku eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh! Nii, aitäh ja saame otsustada, lugupeetud volikogu, kes on siis selle poolt, et võtta see eelnõu otsusena vastu. Palun hääletada. Nii, siin on kõik poolt. Paistab ka kõik poolt. Nii, otsus tehtud. Järgmine punkt on meil vallavara omandamine ja siin on ettekandjaks taas Jarno Laur. Palun. Ja volikogu, et see on mõnes mõttes tuttav koht. Me oleme ühe suurema osa sellest kinnistust või paigast tegelikult omandanud ja see kannab tänaseks keskuse T11 aadressi. Ja nüüd moodustatud on nii see keskuse T11 kui täna Mõisapõllu nime kandvad üksused siis detailplaneeringuga, mis annab pealkirja Vahi ja Tila külas asuva Jõhvi, Tartu Valga maantee, Tartu Vahimaantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneering. Et selle planeeringu alusel on need krundid moodustatud. Meie käes olev keskuse T11 on ühiskondliku hoonete maa ja nüüd taodeldav Mõisapõllu on elamumaa. Ja elamumaa on ta siis niimoodi, et sinna on kavandatud vist 11 või 12 üksikelamu krunti. Ja ta asub paraku sellise enklaavina siis selles meie kinnistus.
Ettepanek volikogule on siis see, et me taotleksime riigivaraseaduse alusel ka selle mõisapõllu kinnistu endale, saaksime tervikliku rombikujulise maaüksuse, kuhu saaks siis algatada uue planeeringu kooli ja lasteaia ja muude ühiskondlike hoonete rajamiseks. Kuivõrd, ütleme, meil siis tekiks nagu parem võimalus seda kinnistut mõistlikult kasutada, et täna see 11 või palju elamukrunte seal sisuliselt meie kooli hoovis ei ole väga mõistlik lahendus. Minu poolt praegu kõik. Nii, aitäh. Palun, kas keegi tahab küsida midagi? Ei ole. Nii, siis palun komisjonide seisukohad. Kõigepealt siis arengukomisjon. Ja aitäh. Samamoodi alustan strateegiakomisjoni seisukohast, mis oli pooldav. Arengukomisjonis samamoodi oleme tegelikult seda teemat ammu arutanud ja olime selliseks eelnõuks valmis või hästi ette valmistatud. Meil oli arutluse all selle eelnõu see õiendi osa, mis on nüüd muudetud või siis kohandatud, et kuna esialgses õiendis oli liiga palju numbreid ja sõnasid kui, sellepärast et seal püüti ära katta olukord justkui, kui me teaksime, mis võiks olla võimalik hind, kui peaks olema siin võõrandamine teatud summa eest. Aga kuna seda ei ole teada, siis ei olnud ka kogu sellel kuide rägastikul ja numbritel seal nagu suurt tolku, et tänasel kujul see otsus sellisena nagu ta on komisjoni seisukohaga kooskõlas ja komisjon toetab sellist eelnõud. Aitäh. Aitäh. Ja majanduskomisjon? Majanduskomisjoni ettepanek volikogule oleks eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh. Nii, aitäh. Meil on toetused olemas, lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et teha otsus vastavalt ettevalmistatud eelnõu. Kohapeal on kõik poolt. Nii, ja seal tundub ka, et on. Nii, otsus tehtud. Nii, järgmine punkt on meil nõustumine korteri omandite muutmisega ja taas ettekandjaks on Jarno Laul. Head volikogu liikmed, see on üks habemega lugu Tapivere alevikust, kus Tuuliku tänav 5 ja Tuuliku tänav 5A on tegelikult üks hoone, aga on eraldi kinnistud ja ütleme ajalooliselt on kujunenud nii, et üks osa sellest on elamu, mis on siis kaasomandis erinevate omanike vahel ja teine siis ehk see 5A on siis meile kuuluv jällegi hoone, kus on meil siis kaks korterit. Nüüd normaalselt sellised hooned on tegelikult korteri omanditeks jaotatud ja reaalosades siis reaalosadena siis ka käibes. Selleks, et selleni jõuda selle maja puhul, tuleb meil nõustuda siis meie Tapivere Tuuliku 5A korteriomandite kustutamisega kinnistusraamatust, nõustuda nende kahe kinnisasja liitmisega ja siis edasi siis sellega, et tekiksid korteriomandid lähtuvalt siis proportsioonidest nii nagu nad on. Ausalt öeldes jube keeruline ja pikk ja vaevaline teekond, aga kui me selle ära teeme, siis saab mitte ainult see meie poole osa, aga ka kõik need ülejäänud inimesed saavad nagu oma elamised nagu normaalsesse tsiviilkäibesse. Nad ei peaks korterelamut kaasomanikele majandama. Nii, aitäh. Kas keegi tahab küsida midagi ettekandjalt? Ei ole. Nii, siis ootame komisjonide seisukohavõtte ja alustame taas jälle arengukomisjonist. Ja aitäh. Nii strateegiakomisjon kui arengukomisjon mõlemad toetavad sellist eelnõud. Aitäh. Ja majandus.
majanduskomisjon teeb volikogule ettepaneku eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh! Nii, aitäh ja lugupeetud volikogu, otsustame selle asja ära, kes on selle poolt, et teha otsus vastavalt ettevalmistatud eelnõule. Palun hääletada. Kohapeal on kõik poolt. Nii, ja seal tundub Ka kõik poolt. Nii, otsus tehtud. Nii, ja järgmine punkt, siin on küll 2 sarnase pealkirjaga punkti, aga ma kahtlustan, et neid tuleb vist eraldi menetleda, et isikliku kasutusõiguse seadmine ettekandjaks Jarno Laul. Jah, et osad inimesed vist peavad sellest taandama igaks juhuks. Jah, mina ütlen ka, et mina taandan ennast, aga komisjoni seisukoha kannab siis ette komisjoni aseesimees Vahur Jurs. Jutt käib siis nüüd 2 järgneva eelnõu puhul Vasulast ja 2 kinnistust. Üks nendest on Pargi tänav 5, mis on Tartu valla kommunaalile kuuluv maaüksus, kus asub kommunaali tootmisbaas koos siis selle juurde kuuluva asfaltväljakuga. Ja teine puudutab siis köögivilja maaüksust, mis on vallale kuuluv maaüksus, kus on ka täna aiamaad osal sellest ja osal on siis rendilepingu alusel kommunaali lauplats. Nüüd esimene eelnõu käsitleb siis Pargi tänav 5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmist vallakasutus avaliku mänguväljaku rajamiseks. Tegelikult on avalik mänguväljak seal ka täna olemas. See on siis nüüd osa sellest kinnistust, mida kommunal ise hoone paigutuse tõttu krundil kasutada ei saa. Ehk siis nende seina taga korterelamute pool on ka täna laste mänguväljaku atraktsioonid ja nüüd vajadus see asi, ütleme siis korrektselt vormistada on sellest, et me sellel aastal plaanime siis kokku 3 kohas uued mänguväljakud rajada, Erala, Tammistu ja Vasula. Need on siis kõik asukohad, kus on kaasava eelarve raames ettepanekuid tehtud ja tahame siis, et need uued paigaldatavad mänguväljakud oleksid siis selgetel õiguslikel alustel. Õiguslik alus oleks siin siis isiklik kasutusõigus, mis oleks siis tähtajatu ja tasuta ja näeks siis ette siis avaliku sellise mänguväljaku rajamise ja koordamise. Ja teine eelnõu järgmises päevakorrapunktis puudutab siis samasuguse isikliku kasutusõiguse andmist osaühingule Tartu valla kommunaal, siis samamoodi tähtajatult ja tasuta laoplatsi rajamise. Nii, kas keegi tahab küsida midagi? Palun. Aga meil oli seal krunt kõrval müüa, et mismoodi selle krundiga saab? Krunt läheb müüki. Läheb müüki, kui laoplats on kõrval või? Loomulikult, see ei ole mingi küsimus. Miks ostab see teadlik sellest? Ta on täna teadlik. Jah, ma ei tea see. Ma käisin veel enne istungit sealt läbi, minu meelest täitsa... On tahtjaid? No ma usun, et te kindlasti müümata ei jää, ta on nii ja kindlasti. No hea koha küll, jah. Mina käisin ka vaatamas tegelikult, no ikka päris imelik, et sul on vastas ja siis on sul kõrval ka nagu see laoplats. See ongi see, et see inimene, kes ostab, see on sellest teadlik, et me ei teekita seda laoplatsi kas hiljem juurde, vaid et see on tal ette teada. Korteriomanikud seal ei ole väga rahul selle laoplatsiga. No jah, praegu, kuna tegemist on uue omandi loomisega, siis see, kes ostab, ta saab arvestada sellega, kui ei meeldi, ei osta. Aga kui oleks jah olemasolev, et siis tekiks see küsimus, et kas me ikka teeme õigesti. Aga praegu jah, et see risk on nagu selles mõttes ostja teha. Nii, kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole, aga mina teen siis ettepanekud, võtame osade kaupa, et kõigepealt siis see mänguväljaku osa, et palun arengukomisjoni seisukoht. Arengukomisjon võetud eelnõu. Aitäh ja majanduskomisjon. Majanduskomisjon eelnõu menetles, kõik juba kuuldud küsimused leidsid
leidsid käsitlust ka arengukomisjoni koosolekul. Lõppkokkuvõttena majanduskomisjon siis teeb volikogule ettepaneku eelnõud sellises sõnastuses, nagu ta siin on meie ees, toetada. Nii, lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et eelnõu toetada, anda käega märku. Nii. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 on kohal. Nii, kes on vastu? Nii, kes on erapooletud? Nii, vaatame sinna ka. Nii, volises on 2. 3 on poolt, aga 2 on erapooletud ja 2 on erapooletud. Nii, siis on meil kokku 3 erapooletut. Nii, aga sellegi poolest on otsus vastu võetud. Nii, ja nüüd siis see teine punkt, see, mis puudutab siis, tähendab selle, nii-öelda, või tähendab masinate platsi üleandmist, et ootan selleks punktis ka seisukohti kõigepealt arengukomisjoni. Nii, arengukomisjonit toetab ja majanduskomisjon. Majanduskomisjon teeb volikogule ettepaneku eelnõud ette antud sõnastuses toetada. Aitäh! Nii, selge, aitäh ja lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et teha otsus vastavalt ettevalmistatud eelnõule, palun hääletada. Viis, 6, 7, 8, 9. Nii, ja vaatame, mis sinna tekkis. Äkki sa küsid siin need erapooletud ja... Nii, vastu, kes on? 3 on vastu. Nii, ja erapooletud? Erapooletu 1. Nii, ja vaatame, mis seal on. Siin on 1 on vastu, 3 on... 2 on poolt tegelikult ja 2 on erapooletud. Nii. Vaatamata sellele on otsus vastu võetud. Nii, nüüd me saame siis edasi minna. Ma ütlen neile, kes pakku läksid, et nad võivad ka tagasi. Nii, ja jätkame siis. Järgmine punkt on kohustuse võtmisega nõustumine ja taas ettekandjaks Jarno Lau. Palun. Ja volikogu, ma kahtlustan, et igaks juhuks võiksid ka sihtasutusraadi nõukogu liikmed enda osaluse siin peatada. Mina tahan öelda seda, et ma arutelul ei osale, aga komisjoni otsuse peab keegi ette kandma niimoodi, et kui me sinna jõuame, siis ma loen komisjoni otsuse ette. Aitäh. Puudutab asjadest meie konsolideerimisgruppi kuuluva sihtasutus Raadi poolt Lahinadeviku Mõisatamme 30 aadressile rajatava 6-rühmalise lasteaiahoone ja väliala rajamist ja selleks vajaliku investeerimislaenu võtmist. Ja ettepanek oleks nõustuda Raadi sihtasutuse võetava laenuga 2,6 miljonit 12 aastaks ja ülejäänud tingimused on siin ka indikatiivselt, mitte indikatiivselt, siin on selliselt pandud, millega Raadi sihtasutus saab siis laenupakkumisi küsida. Iseenesest sihtasutus on tublit tööd teinud ja lasteaia rajamine on käimas. Nii, aitäh. Palun, kas keegi tahab küsida midagi ettekandjalt?
ei ole küsijaid, siis võtame kõigepealt komisjonide arvamused. Arengukomisjon, Martin, palun. Ja arengukomisjon toetab eelnõud. Aitäh. Ja majanduskomisjon. Majanduskomisjoni ettepanek volikogule oleks eelnõud ette antud kujul toetada. Aitäh. Aitäh ja lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et teha vastavalt eelnõule otsus, palun hääletada. Nii, siin oli siis kõik käed. Siin on kõik poolt, jah. Nii, vaatame, mis tekib. Oli. Siis on ka kõik poolt. Nii, otsus tehtud. Nii, ja nüüd on meil siis järgmine punkt, aga ma vaatan, kus siis need... Olen ise. Nii, järgmine punkt on meil siis loa andmine tankla soetamiseks Piirissaarele ja eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks. Taas ettekandjaks Jarno Lau, palun. Ega volikogu liikmetele see temaatika ei ole võõras selles mõttes, et vähemalt komisjonide tasandil on Piirissaare tankla asju arutatud ja tegelikult see vajadus seda asja arutada tegelikult tuleneb sellest, et Piirissaarel rajatud tankla, mida on tehtud siis EAS-i toel, selle nii-öelda abikõlbulik periood lõpeb järgmisel aastal ära ja selle tankla omanik, endise nimega siis Eesti Autogaas, täna on ta Privoland Varahaldus, on andnud teada, et tema seda teenust edasi ei osuta ja on teinud ettepaneku osta see tankla ära. Me oleme ka selles osas läbirääkimisi pidanud, tõsi suhteliselt edutult, ehk ettekujutus sellest tankla hinnast on osapooltel erinev. Ja nüüd sõltumata sellest, kas me räägime olemasolevast tanklast või mõnest uuest tanklast, on selge see, et päris nii-öelda kommertsalustel ilmselt Piirissaarel tankla pidamine võimalik ei ole, et selles mõttes on sarnane ka suuremate väikesaartega, olgu ta siis Vormsi või mõni muu selline Kihnu või mõned teised meresaared, et kus on samamoodi tanklad mingil määral kas siis omandatud või omatud valla poolt, aga antud opereerib siis kellelegi. Ja usutavasti on ka ilmselt meil see asi mõistlik järgmisest aastast samamoodi sätt. Nüüd, selleks, et selle olukorrani jõuda ja et välistada seis, kus meil ei ole kevadel midagi, kütus siis panna ja tekib selline varustuskriis, siis palume meie volikogu luba korraldada hange Piirissaarele väiketankla soetamiseks ja lubada siis ka sõlmida edukaks unistatud pakkujaga hankeleping. Eeldame siis kogu maksumusega kuni 16 000 €. Ja loodame, et me sellistel tingimustel siis tankla saame, kas selle täna seal oleva või mõne uue. See on juba siis nagu edasise elu küsimus. Ja kui ei õnnestu, siis eks me peame tõesti asja otsa. Nii, aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi küsida soovib midagi? Ei ole küsijaid. Siis palun komisjonide seisukohad. Kõigepealt siis arengukomisjon. Aitäh. Strateegiakomisjonis oli samuti arutusel. Strateegiakomisjon samamoodi toetas. Arengukomisjonis oleme teemat, nagu vallavanem mainis, juba pikalt arutanud, sest et kahjuks tuli välja, et praegune tanklapidaja või vähemalt tundus, et on tegelenud pigem eurorahade eduka kasutamise projektiga. Et muidugi oli see ka eelmise Piirissaare valla aegu tehtud otsus, et selles mõttes ei ole seal midagi kommenteerida tagantjärgi, et midagi muuta niikuinii ei saa. Aga vähemalt proovime siis uuel ajal tehtava otsuse
paremini teha. Arutusel oli ka see, et see koht, kuhu see tankla rajatakse, et kui nüüd seesama pakkuja tuleb seda oma olemasolevat tanklat pakkuma, siis kindlasti tuleb seal lahendada ära maakasutuse probleem või küsimus, sest et olemasolev tankla ei asu avalikul maal, vaid hoopiski kolmandale isikule kuuluval maal. Aga kõik see on nii-öelda detail, mida vallavalitsus teab ja võtab arvesse. Ja see eelnõu sellisel kujul, nagu ta täna meie ees on siis pälvinud ka arengukomisjoni heakskiidu. Aitäh. Aitäh ja palun siis majanduskomisjon. Ja majanduskomisjon antud eelnõud ja kogu üldse Piirissaare tankla ümber seonduvat ja juba varem vallavanema poolt mainitud siis hinnaläbirääkimisi on menetlenud pikalt ja nii mitmelgi komisjoni koosolekul. Ilmselgelt on tegemist Piirissaare tankla näol siis vähemasti sellisel kujul ajutise rajatisega, arvestades rohepöörde peale tulemist ja arvestades seda, et nii mõnigi, kui vaatamast Euroopa autotootjaid on juba käesoleva kümnendi jooksul lubanud lõpetada kõik sisepõlemismootoriga masinate kasutamise ajal, kui Amsterdamis näituseks on juba alates 2025. aastast keelatud kõik sisepõlemismootoriga paadid kanalitel liiklemiseks, siis ei ole tõenäoliselt kaugel ka aeg, kui Piirissaare vast süvendatud kanalil enam sisepõlemismootoriga ei liigelda. Sellele vaatamata täna minu teada liiklevad Piirissaarel kõik masinad 100% siis bensiini või siis diiselkütuse jõul ja siis tulenevalt siis vajaduspõhisest lähenemisest on ka majanduskomisjon teinud omalt poolt volikogule ettepaneku toetada eelnõud esitatud kujul. Aitäh! Aitäh ja lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et teha selline otsus, palun anda käega. Kohapeal on kõik poolt. Nii ja vaatame seda olise kaudu. Võrisest paistavad kõik poolt olevat. Nii, otsus tehtud. Järgmine punkt on meil see, mida siin enne volikogu istungit, kes said kuulata. Vabandust, Martin Pedak ei hääletanud vist. Ei, ma ei saanud, mul ei tulnud midagi siin ette. Vabandust, nüüd tuli hääletatud, lähme edasi, aitäh. Siis enne seda volikogu istungit meil seda ERMi tänavaruumi projekteerimise asja põhjalikult tutvustati, aga meie punkt on loa andmine võistleva dialoogi ERMi tänavaruumi projekteerimine eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks. Ja ettekandjaks taas Jarno Laud, palun. Jah, hea volikogu, et ma selle nii-öelda kavandi sisusse ja nüanssidesse hea meelega enam ei lähe. Aga seda enam just tuleks rääkida siis sellest, kuidas me siia saime ja kuidas siit võiks edasi minna ja mis peaksid olema siis need võimalikud arengud. Ja kui te mäletate, siis septembrikuus möödunud aastal küsisime vallavalitsusega loa korraldada siis ideekonkurss, et saada ERMi tänavale lahendus juba nii-öelda teades ette siis seda, et ERMi tänav kujuneb selle piirkonna üheks põhiteljeks ja võiks olla üks selline atraktiivne peatänav, mis annab lisandväärtust siis kogu sellele tegevusele, mis seal ümber toimub. Tänane see analüüs näitab ikkagi seal circa 700 korterit, mis sellesse piirkonda tuleb koos ühiskondlike funktsioonidega ja ärifunktsioonidega ehk et tegelikult me räägime sisuliselt uue linna või linnaosa nii-öelda sellisest avalikust ruumist. Nüüd me valisime selleks meetodiks võistleva dialoogi
mis andis meile võimaluse teha kaheastmeline protsess selle eduka kavandi leidmiseks või idee leidmiseks. Ja kõigepealt kutsusime siis teatud kvalifikatsiooniga tegijaid ennast üles andma esimeses voorus portfooliotega, kelle hulgas siis žürii valis omast arust nagu üritades leida siis 3 erinevat käekirja, mis hiljem tundub, et ka õnnestus 3 loomingulist kollektiivi ja kellele anti siis juba konkreetsem lähteülesanne ja kellega peeti ka dialoogi, millega täpsustati siis neid ootusi sellele ruumile ja kavandile. Ja need välja valitud 3 siis loomingulist kollektiivi olid ühispakkujatena Roadplan ja arhitektuuribüroo Artes Terra. Siis teiseks oli meil F+A maastikuarhitektuur, mis tegelikult on siis Franchi Associati Eesti tütarettevõte, tegelikult olid autorid nii itaallased kui eestlased. Ja viimaseks siis ühispakkujatena Tajuruum ja osa 3+1 arhitektid. Ja need 3 teise vooru siis jõudnud kollektiivi oma ettepanekud tegid, said ka presenteerida žüriile oma ideid. Žürii oli moodustatud siis selliselt, et sellise arhitektide tuumiku moodustasid Eesti linna arhitektid. Alustasime muidugi valla arhitekti Egle Nõmmojaga, aga me olime kaasanud ka Tõnis Arjuse, Tartu linna arhitekti, Jirši Tintera, kes on meie arengukomisjoni liige, aga põhiosa ajast Valga linna arhitekt. Ja Elo Kiivet, kes on siis olnud Tartu linna arhitekti kohustäitjaga, aga töötanud ka Paide linna arhitektina. Et see oli siis see tuumik. Kaasasime meie inseneeria poole pealt Aigri ja linna inseneriteenistuse spetsialisti Liisa Undi. Ja žüriis olime ka mina ja Tarmo. Pluss siis oli kaasatud muinsuskaitse ekspertina Kersti Siim. Ja oleme ausad, et selle lõppvaliku juures oli väga kaalukas siiski ka muinsuskaitse arvamus. Kuna me teame, et seal see pidev selline kõigutamine, et mis võiks olla siis see säilitatav väärtus ja mis mitte, on käinud. Me otse tüli ei tahtnud muinsuskaitsega norida. Eks ole sedagi juhtunud, et siin siis leidsime lõpuks tegelikult suhteliselt ühise keele seal žüriis. Ja suhteliselt vaid isegi võiks öelda suhteliselt lihtsalt. Kuivõrd see võidukavand erines teistest päris mitme aspekti poolest. Ja üks aspekt oli see, et väga palju sellest tektoonist ei järgi. Ja teine oli see, et tekkis juurde vertikaalne mõõde, millest siin pikalt räägiti, ehk et me tegelikult saame tõusta sellest jalakäija kõrgusest üles ja näha ka kõike seda superstruktuuri. Ja kolmas oli siis see pisikene või see nagu universaalne tööriistakast, mis siis võimaldab teha selliseid hästi väikseid struktuure siis kui nende väga suurteni. Nüüd, selles võistlevas dialoogis esitavad osalejad lisaks oma kavandile oma hinnapakkumised. Ja meil oli siis kaalud niimoodi, et žürii andis 75% ja hind andis 25%. Kavandi sobivus 75% ja hind 25%. Ja tuleb tunnistada, et see kavand oli ka kõige kallim. Ehk mõnes mõttes sellest 25% ta sai kõige vähem osa, aga sai jällegi sisu poolest maksimumi. Ja nüüd ettepanek oleks sõlmida siis eduka pakkumuse esitajatega leping. Juba septembris oli juttu, et kui me teame, mis see maksab, siis me tuleme teie ette uuesti seda luba küsima. Ja selge oli see, et me ei oodanud päris sellist numbrit. Me ootasime veidikene teistsugust numbrit, aga me ei kujutanud ka ette sellist kavand, ütleme siis nii. Nüüd võib ju küsida, et kas see on neid küünlaid väärt. Ja komisjonides ma olen tegelikult ühe aspekti välja toonud, mida siin eelnõus ei ole ja see aspekt on tegelikult siis see, et meil on peatselt tulemas uus finantsperiood, kus on linnaline meede olemas. Linnaline meede hõlmab siis meid
lisaks Tartu linnale hõlmab siis teatud asumeid Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu vallas. Tartu vallas on need tegelikult siis Vahi alevikel ja siis osa siis Tila külast ehk see, mis jääb sinna lennu. Mujale seda abikõlbulikult kasutada ei saa. Ja täna teada olevalt on linnalise meetme ainukene nii-öelda selline abikõlbulik tegevus liikuvus. Ehk siis liikuvusega seotud projektid. Nüüd mina ei tea täna ei ütle keegi, kas see liikuvus tähendab seda, et me räägime, ütleme, ma ei tea, kuskil ühistranspordi arendamisest või rattaringluste laiendamistest või teede ehitamisest. Ehk siis liikuvusest selle sõna kitsas tähenduses või me räägime sellest, et liikuvus tähendab ka seda, et me vähendame liikuvusvajadusi, ehitades lasteaia või kooli või midagi samas, kus inimesed elavad. Seda me ei tea, aga see võib väga vabalt juhtuda nii, et ta läheb sellise kitsama tõlgenduse juurde ja sellisel juhtumil meil ütleme siis võrdväärsed ideed, kuhu see ressurss suunata ja kus ta tegelikult ka tagasi annab läbi siis maksutulu ja kinnisvara hindade tegelikult ei ole. Nii et selles mõttes on see ka selline tulevikku vaatav ettevõtmine. Fakt on see, et ilma toetusrahata me ei ole võimelised seda projekti terves ulatuses ellu viia. Et seda tuleb ka kohe ära öelda. Praegu kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi küsida soovib midagi? Nii. Mina küsiks. Ma küsiks nende numbrite pealt, mis on siis selle tegevusega seotud. Et nii nagu kirjas on, et see projekt läheb maksma 329 640 eurot. Meie vastu võetud eelarve lühiversioonis on kirjas, et meil on selleks aastaks 100 000. Teises lugemises me otsustasime, et on 90 000, et kui nüüd õige on, seda ma ei tea. Eelarvestrateegias oleme ette näinud, et selleks aastaks 100 000, järgmisest aastaks mitte ühtegi senti. Siis sellel kuul välja pakutud eelarvestrateegia aastani 2022 kuni 2025 on kirjutatud, et sellel aastal 100 000, järgmine aasta 220 000 ja siis 2023 aasta mitte midagi, 24 200 000 ja 25 200 000. Ja sinna ei ole nagu vallavalitsuse poolt ette nähtud, et meil lisavahendeid peaks tulema. Et need on need dokumendid ja minu küsimus on nüüd nende numbriliselt, et kui see projekt teha, et mis läheb maksma 329 640, kui palju siis sellel aastal sõnaga rahastatakse seda projekti, kui palju järgmistel aastatel ja kus raha tuleb. Ja võib-olla sinna lisaks veel niisuguse teise küsimuse kohe juurde, et kui me tegelikult päris täpselt ei tea, kas eurorahadest tuleb või ei tule, kas seda ei võiks nagu natuke kinni hoida, sest et nii nagu selles eelarvestrateegias, mis nagu tulevikku vaatab, välja pakuti, on siis aasta lõpuks meie laenukoormus juba 16 miljonit. Et kuidas siis vallavanem seda kommenteerib? Kaks küsimust kohe korraga järjest vastata, et oluline täiendus on siin otsuse eelnõus sõna kuni selle hinna ees, et see kuni tuli meil ühe komisjoni arutelus, kus sai räägitud ka lahti siis žürii ettepanekute võidutööle ja see maht, mis meil on täna tegelikult projekteeritud või ka välja ehitatud juba seal piirkonnas. Ja see järgmise aasta rea peal siis uue eelarvestrateegia kavandis ette nähtud summa indikeerib siis seda lepingu mahtu, milleni me jõuame ilmselt läbirääkimiste teel, jättes välja žürii poolt soovitud ühe selle värava või silla ja projekteerimise ja osa torustike projekteerimist, mis on tänaseks juba tegelikult valmis ehitatud. Ehk see on nagu see indikatsioon. Nüüd selge on see, et me oleme siin volikogu ees sellepärast, et meil ei ole tänavuse aasta eelarves seda raha ja hetkel ei ole ka uut kehtivat eelarvestrateegiat. Et see ongi volikogu otsustuse koht. Nüüd järgmise aasta eelarvestrateegia vahendite ja sellel aastal me ei planeeri ka projekteerimise puhul väljamakseid teha. Ehk et see ongi asi, mida me peame ette nägema järgmise aasta
eelarvet koostades. Nüüd aasta selles eelarvestrateegia kavandis, mis on täna volikogu liikmetele tutvumiseks saadetud ja läheb peatselt siis avalikule väljapanekule, on tõesti indikeeritud 200 000 kaupa 2 aastal meie oma osalus. Seal ei ole seda nii-öelda toetusraha, kuna tõepoolest hetkel, võime selle sinna kirjutada, see ei muuda tasakaalu. Et see peaks nagu viitama umbes mingisugusele suurusjärgule, mis võiksid meie oma osalused tulla. Et kui see ettepanek on nii-öelda projitseerida sinna sisse ka see eeldatav toetusraha, siis me seda teeme. Nende asjade puhul, kus hetkel meetmeid ei ole strateegiat. Ütleme terviseradade, tunnel ja nii edasi, et me oleme oma osaluse näidanud, lisanduvat vahendit näidanud ei ole, aga jah, põhimõtteliselt võib seda teha ja sellise ettepaneku saab siis väljapaneku järgselt nii-öelda arvestada. Nüüd see asi, et kas meil on mõtet seda teha. Et kui me vaatame seda, et linnaliste piirkondade meede tuleb, see on täna teada. See, et ta keskendub liikuvusele, on ka täna teada. See, et on vaja realiseeritavat projekti, on ka täna teada. Ja ka see, et tegelikult nii, et teisiti meil on vaja seda liikluspinda korraldada, sest sinna lihtsalt tuleb väga palju inimesi elama ja liikuma, on ka teada. Ehk minu jaoks on see nagu see hetk, kus me ühelt poolt oleme valmis sellise suurema toetusraha taotlemiseks ja teiselt poolt annab see meile, ka kui me seda ei saa, mingi süsteemse lähenemise, kuidas seda liikluspinda korraldada, sest see kavand iseenesest on selline, mis võimaldab ka niimoodi ellu viia, et me esialgu midagi väga suurt ei tee, aga me saame kõik sammud ühtsesse tervikusse panna. Ja kui vaadata ikkagi seda, et meil on täna, me räägime kasvukeskusest ja ka maksuraha kasvukeskusest, mis seal kandis on, siis paratamatult sinna tagasi tuleb anda. Ja avaliku ruumiga tagasiandmine tegelikult tähendab seda, et on eeldused, et meie maksuraha seal veelgi kasvab. Nii, kas vastused rahuldasid? Niivõrd, et võib-olla repliigi korras, et võib-olla kui meil rahasid tegelikult ette nähtud ei ole, et siis võiks mõelda, et kui koos eelarvestrateegiaga võiks seda koos vaadata, sest see ei põle iseenesest, kui siin paar kuud seda edasi lükata. Nii, aitäh. Helinil oli ka vist tahe küsimus. Ei, juba sai ära. Selge. Kas veel kellelgi küsimus on? Ei ole. Nii, siis komisjonid. Kõigepealt arengukomisjon. Jah, aitäh. Samamoodi oli strateegiakomisjonis see põgusalt arutelul ja samamoodi leidis see seal toetust. Arengukomisjonis peatusime teemal pikemalt. Arengukomisjonis tuligi üks ettepanek selle sama vaid tutvustuse käigus, mida Jarno tegi ja siis see ettepanek oligi see lepingu maksumuse otsuses muuta siis mitte konkreetseks summaks, vaid kuni selleks summaks, mis annab vallavalitsusele võimaluse ka väiksemas summas lepingut sõlmida. Ja teine pool, mida väga pikalt arutati, oli seotud siis nii-öelda selle sama projekteerimise selle ajastusega, et selle jaoks, et minna nüüd raha taotlema pärast nende asjade väljaehitamiseks, siis selle jaoks on vaja projekti, selle jaoks on vaja, et eeltööd oleksid tehtud. Kui eeltööd tehtud ei ole, siis see rong sõidab meie jaoks ära. Ja kuigi summa on suur ja suurem, kui ta esialgu planeeritud oli, siis vallavalitsuse poolt esitatud eelarvestrateegia, nagu uus eelarvestrateegia vorm, et seal tegelikult numbrid jooksevad kenasti kokku ja selle numbriga on seal juba arvestatud. Siis võttes nüüd seda kõike arvesse, siis komisjon leidis, et see on vajalik selle piirkonna arengu ja komisjon teeb ettepaneku volikogule toetada seda eelnõud täna. Aitäh! Majanduskomisjon. Majanduskomisjon eelnõud menetles pikalt ja põhjalikult. Samamoodi leidsid käsitlust, ütleme siis loomulikult numbriline, faktiline pool, nii siis
siin komisjoni poolt leidsid samamoodi käsitlemist küsimused siis nii praeguse eelarve kui ka siis uue siis eelarvestrateegia projekti osas. Siiski võttes arvesse seda, et tegemist on meie valla jaoks väga olulise piirkonnaga, täpselt sama olulise piirkonnaga nagu kõik meie valla piirkonnad, kuivõrd selle piirkonna eripäraks on tema siis linnalähedus, tema võrdlemisi suur või suurem avalik ruum kui võib-olla, et meie ülejäänud siis piirkondades valla peale, siis on antud objekti juures väga oluline mitte unustada seda, et meiepoolsed investeeringud ei saa sellises eripäralises siis kohas piirduda pelgalt tänavavalgustusega, mida me oleme planeerinud Piirissaarele näituseks või siis koolide, lasteaedade rajamisega, mida me teeme niikuinii mitmel pool valla osas, vaid peame vaatlema ka tänavaruumi projekteerimist tervikuna ja kui meil õnnestub sellises kohas teha tõepoolest ära midagi nii suurt ja mitmeteks inimpõlvedeks siis suunda andev objekt, siis on see oluline edasilükkamatu asi. Sellest tulenevalt teeb majanduskomisjon enda poolt volikogule ettepaneku eelnõu toetada. Aitäh! Nii, aitäh. Ja nüüd on meil siis otsustamise koht, et lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et seda eelnõud otsusena vastu võtta. Palun hääletada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nii, vaatame, mis seal tekkis. Kes on vastu? Vaatame siin ära, siis seal need peavad seisma vastu. 1, 2, 3. 3 on vastu. Ma pean olla vastu. Nii, ja erapooletud? 1. Kõik klapib. Nii, ja vaatame, mis seal. Seal on vastu 2 ja ülejäänud paistavad olevat poolt. Jah, ülejäänud poolt. Nii, otsus tehtud. Nii, ja nüüd tuleb meil siis järgmine punkt, see on revisjonikomisjoni akti kinnitamine ja siin on ettekandjaks Teet Lill, revisjonikomisjoni esimees. Palun. Lugupeetud kolleegid, kui me revisjonikomisjon tuli 17. juuni kokku, eelnevalt olime läbi töötanud siis majandusaasta aruande, mis kokkuvõttes võrreldes kõiki neid eelnevaid 3, kes oli koostatud ja kõige paremini, alati paremini ja tähtajaliselt oli ta ka võrreldes ületatud kõige vähem. Audiitorid ei saanud kahjuks meie koosolekul osaleda, aga ta oli saatnud ka kõik täpselt selle infovahetuse vallavalitsusega kirjaliselt, kuidas see kõik toimis ja oli ka valmis alati meie küsimustele koheselt ka vastama lausa koosoleku ajal, et küsimusi audiitoril ei tekkinud. Et üldjoontes kohustus kirjutada ka revisjonikomisjoni aruanne finantsjuhtimise seadusest ka, seda olete arvatavasti kõik juba tutvunud kaasas oleva revisjonikomisjoni akti kinnitamise lisas ka. Me tõime need olulised punktid välja, nendes olulised punktides pakuvad, ütleme kas või siis selle eelmise volikogu otsuse teemad ka nendes punktides, et siin ma proovin küsida, et nad kõik kokku võtta. Kindlasti, mis alati revisjonikomisjon soovitab, et me ikkagi rõhume seda, et kindlasti ka järgmise valla uue volikogu koosseisu
otsustada, aga kui me seda endale kirja ei pane, et ikkagi kõik oleks tagatud kõik need sisekontrolli nõuded, mis on aasta aruandes 17 välja toodud, et me ikkagi näeme ette, et sisekontrolli töötaja ametikoht luua. Tähendab soovituse esimeses punktis. Teises punktis, nagu me siin juba täna oleme ka sellest ka hästi pikalt rääkinud, et ikkagi sai tehtud hästi palju investeeringuid, ligi 13 miljoni euro juures sai põhivara soetatud ka. Ja selleks pidime ka laenu võtma 8 miljonit. Et siin tulebki alati selline ka küsimus, et alati võimalik kõiki neid asju, investeeringuid lükata edasi. Ja nagu see, mis kõik meil on siin puhjus selle volikogu koosseisuks ka, loomulikult seda investeeringut ei ole ka lihtne teha. Et tuleb ka täheldada seda, et eelmised investeeringud teinud on ka tehtud päris suuri konkursse. Detailikult on nagu siingi viimane planeeringu konkurss ka. Kõik need pisi asjadeks, et alati jah, lihtne lükata investeeringud edasi, võtta mingi trendipinnateks, suunata see koolide lasteaedade parendamine kuhugi kaugesse tulevikusse, sest olemegi meie praegu siin volikogu koosseis lõhkjad, et tegelikult investeeringuid tuleb teha. Ja sama on ka selles kolmandas punktis välja toodud, et investeeringuid jätku tegemiseks, et kui vaja, siis tuleb täiendavat laenu võtta. Ära toodud siis eraldi Raadi lastehoiu, mis oleme üle 10 aasta maksnud selle rentiga. Rendisumma ka, et ise ka lugeda, seal aruande lõpus on selle sihtaks Raadi kontrolliaktis ilusti välja toodud, mis tulemused seal on, et ikka üle miljoni euro rendi kulutusiga. Ja tuleb ka seaduse muudatusi, kus siis peab ka Raadi lasteaed ei tohi siis nii sellistes hoonetes edasi tegeleda. Ja neljandas punktis tõime siis ka välja sellise asja, mis on ka natukene häiriv. Iga aasta oleme selle välja toonud, mis meil siin volikogus on juhtunud, volikogus siis aruteluks olnud ka, et häirivaks asjaoluks me siin kõik teame, mis siis on ka olnud, et alati antakse mingisuguseid lubadusi, suuliselt, lausa notariaalseid lubadusi ja see toimub enne valimisi ja siis pärast peab nüüd probleemidega siis uus koosseis ja kõike lahendama. Siin on see kergliiklusteel, see aia ehitamine ja see mütamaaüksuse notariaalleping, ja loomulikult me tõime selle punktiga välja, kõigi volikogu liikmete südametunnistusele, et eriti taunitav on see, et selliseid lubadusi antakse inimestele vahetult enne valimisi. Aga kokkuvõttes, nagu juba mainitud, et majandusaasta aruanne oli ilusti koostatud, vallavalitsus andis meile kõik vastused, mida me soovisime. Ja komisjon toetab Tartu valla koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Kõik. Nii, aitäh. Selleks, et nüüd volikogu poolt kinnitada seda akti, saavad nüüd kõik küsida ettekandjalt, kui nad soovivad midagi. Palun. Nii, Heli. Et see Raadi lastehoid, kui me räägime 10 aastat tagust lugu olin ma volikogus, siis ma leian, et see oli ainuõige tee selle ajal niimoodi teha. Nüüd on tulnud uued seadused välja, nii et nagu seda ei saa küll öelda, mis on tehtud enne sel momendil see asi tehti õieti. Kindlasti tuleb leida neid lahendusi, aga lahendusi oleks pidanud vaatama ette, et tuleb kunagi ka stopp teha ja teha investeeringut, et sellest rentimisest väljuda. Ju vana tähendab, ma tahan nüüd öelda ka, et endine volikogu ju on ka otsused teinud, mida on ära ehitatud ning valmis. Me ei saa ju öelda seda, et stopp tehti, et ei ole teisiti tehtud. Ma usun, et aastate pärast leiab järgmine volikogu, et midagi on veel valesti tehtud. Ja see jääb järgmise volikogu. Eks me takkajärgi ole kõik targad. Nii, kes veel küsida soovib? Palun. Kuna me siin revisjonikomisjon kindlasti ju peab jälgima korrektsust, täpsust ja seadusest kinnipidamist, mida siis revisjonikomisjon on kogu aeg mainid, siis
kui seda akti vaadata, siis ma saan aru, et mitte ükski volikogu liige ei saa seda kinnitada. Sellepärast, et esiteks, et kas siin on viga sees 4. punktis eelmise vallavanem, kui eelmine välja jätta, et siis nagu sobiks, on üks variant. Või teine variant on see, et me kõik ju teame, et see on esimene vald, mis moodustati 24. oktoobril ja minu teada on esimesest päevast alates olnud vallavanem Jarno Laur. Et tõe huvides peaks selle nagu ära täpsustama, sest et muidu inimesed, kes meid vaatavad, et me ei ole 4 aasta jooksul aru saanud, et millises vallas me oleme ja kes meil vallavanem on. Et siit küsimus revisjonikomisjoni esimehele, et kuidas seda viga parandada. Ma teeks siis ettepaneku, et võtame selle eelnõu vallavanem ära, paneme sinna kirja Aivar Soop. Ja siis on korras. Siis on kõik korras. Siis on korras, jah. Kas saab teile paranduse siis selline? Küsimus on ainult selles, et me vaatame eelmise aasta majandusaasta aruannet peame tegema. Nii, kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole rohkem. Sakt on viganud. Ei no, siin parandusettepanek tehti, selle saab sisse hääletada ja saab ära parandada. Nii, rohkem vist küsimusi ei ole. Siis kõigepealt Teet, ma küsin, kas oli sul ettepanek, et sa viid nime sisse? Ma ei oska nüüd ütelda, kas on see nime vaja sisse viia või on see ikkagi arusaadav, et see toimus Tartu valla. Üldse võiks jätta see välja saada. Ma ütlen, et siis me peame sõnad täpselt üles, kui me tahame korrektne olla, mida me tahame, siis Tartu vald, uus Tartu vald moodustati 24. oktoobril. Ma teen ettepaneku, et paneme endise Tartu valla. Nii, nüüd on siin päris palju ettepanekuid täpsustamise jaoks, et ikka puudutab seda 4. osa seal, et kuidas siis jääb, kas tuleb nimeliselt või tuleb endise Tartu vallavanema osad või tuleb seal veel midagi sõnastada teisiti. Et vaadake hoolega üle, et kõik oleks nagu paigas, muidu tekib pärast kinnitamist veel arusaama. Teen ettepaneku täiendada seda 4. punkti selliselt. Häirivaks asjaoluks on läbivalt olnud eelmise Tartu valla vallavanem. Ja siis on korrektne. Lisab juurde see Tartu valla vallavanem. Kõik. Nii, küsimus. Kas selline parandus on volikogu poolt aktsepteeritav? Hääletame selle paranduse üle praegu. Nii. Seal läheb natuke aega, jah? Aga ma küsin teise küsimuse. Nii, mis siis veel? Jah, teise sa saad küsida. Teatavasti eelmisel aastal oli 2 lisaeelarvet. Ja nii nagu revisjonikomisjoni esimees härra Lill ütles, et eelarve strateegia finantsjuhtimise seadused on väga olulised, siis eelmine aasta me tegime tagantjärgi kinnitamisi. Kulutused olid rahaliselt tehtud, kindlasti revisjonikomisjon vaatas neid eelmise aasta majandusaasta aruande revisjonikomisjoni akti tehes, ja te leidsite ja selle kinnituseks oli ka teise eelarve lugemisel, kui Jarno Laur ütles, et tõesti nii on, et tagantjärgi oli, et see oli tõsi. Et me kindlasti ei saa ma küsida revisjonikomisjoni seisukohta, aga millist õiguslikku hinnangu sellele tegevusele annaks revisjonikomisjoni esimees Teet? Eks see on jah olnud niiviisi, et kui sellised asjad on, et siis on iga volikogu liikmed, kui nad seda alati märkavad ja see on ka meie tööplaanis kirjas, ka volikogu liikmed siis pöördugu sellistes küsimustes ka revisjonikomisjoni poole, siis me saaksime võtma ka ühise seisukoha ja oleks siis saanud ka sellele küsimusele vastata. On kindlasti ka finantsjuhtimise seaduses, lisaeelarves, kui olete kellega tutvuma finantsjuhtimise seadusega, seal on ka teatud protsendi osas, mis siis on ka õigus vallavalitsus neid kulutusi ka enne teha. Me ei ole ka täpselt välja selgitanud, kas kõik sellele protsentidele neile vastas ka selleks ulbireeglile. Kõige kurvem on selle asjas see, et kui siin läks juba vana asjad üles kiskumiseks,
et selliseid asju ikka juhtub, tuleb teha. Teie ajal ei juhtunud seda ühtegi korda. Ikka juhtus jah. Siis ei ole midagi teha, siis hoian oma maas. Aga ma küsisin... Tuleb just rääkida. Kas ma edasi ausalt ju? Me lubasime ausalt, ka sellepärast ongi, kui näete neid puudusi. See oli ülemus, see oli küsimus volikogus. Ma küsiksin veel, ma täpsustas küsimusi, võib-olla ei saanud päris täpselt aru. Millise hinnangu härra Teet annab sellele tegevusele eelmise aasta 2 lisaeelarve suhtes, et tagantjärgi kinnitati? Sinu isiklik seisukoht selles? No isiklik seisukoht on kindlasti saab kõiki asju paremini. Võib-olla tuleks ka võtta siia sisse sellised raamatupidamise programmid, kus siis ka hallataval asutustel osakondadel on ka reaalajas võimalikult oma eelarvet järgida ja kontrollida. Et siis ei tekiks selliseid, et me võtame lisaeelarvesse raha juurde ja lisaeelarvesse jälle kuskilt raha maha. Et see ülevaade võiks olla hallataval asutustel parem, et see jääks ka siis on olemas raamatupidamissüsteemid, et see on siis minu ettepanek, nüüd on käinud ka vallavalitsusest läbi sellised asjad, et on ka hinnapakkumisi võetud, et selliseid, ütleme siis tarkvara omada, et siis oleks ka see eelarve üle kontroll ja siis ei tekiks ka selliseid siin Ulvi noogutuses, et see on tulemas, et siis ei tekiks ka olemas, et siis ei tekiks selliseid lahtisi asju, nagu siis oli ka lasteaedade puhul, et kes tõstsime ja võtsime jälle maha, et selline pendeldamine käis ülevaadega hallataval asutusel osakondadel ja kõikidel eelarve paremini on polli. Ma kordaks veel küsimus, millise hinnangu sa annaks sellele tegevusele? Lühidalt kas? Lühidalt. Hinnangu minu poolt on positiivne. Et ühesõnaga, see on positiivne tagantjärgi kinnitada. Aitäh! Nii, aga tuleme nüüd selle pooleli oleva punkti juurde. Me peame vaatama, jah, on veel küsimus. Ma teen ette, võtan oma ettepaneku tagasi, teen niimoodi, et ma ei pane seda täiendust, et paneme selle eelnõu sellisel kujul hääletusele ja kas me võtame selle vastu või võta. Kas ta läheb sellisel kujul? Nii, ühesõnaga ettepanek parandamiseks ei tehta ja tähendab, läheb esialgne variant hääletusele. Just. Nii. Nüüd kannatage, et võtab seda hääletuse nima. Sest hääletus oli üles pandud. Me peame arvestama, et ka volides saab hääletada, et sellepärast me ei saa siin väga tormata. Nii et kui sa oled valmis, siis anna märku. Algus läks ülikiirelt. Estrit volisesse tuli mingisugune asi, et parandusettepaneku hääletus, kuidas... Aha, juba kadus Ester, aitäh. Selles, et ma panin, et see hääletusena kohustus hääletab tagasi lõpp. Panen kõik endid hääletada. Kõik võid vastu. Kas nüüd on põhihääletus? Ei ole. Kannata Martin natukene. Ma ei teagi, mida on hääletada. Tervet akti. Tervet eelnõud, mitte akti, eelnõu. Nii, kas nüüd saab hääletada? Nii, kes on siis selle poolt, et võtta see akt vastu nii, nagu eelnõu oli tehtud? Palun anda käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nii, kes on vastu? Küsin siin olijaid. 1, 2, 3, 4. Nii, erapooletud? 2. Nii, ja vaatan, mis tead said. Nii, vastu on 2, erapooletuid on 1
ja poolt on 3. Nii, on siis see akt kinnitust leidnud. Nii, kas saame edasi minna? Mis te ütlete? Tulemused on siis sellised, et poolt on 12, vastu on 6 ja erapooletuid on 3. Nii, järelikult on kinnistust leidnud ja nüüd viimane otsuse punkt on siis Tartu valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine ja ettekandja on siis Janno Laur ja kaasettekandja Ulvi Viilvere, palun. Ja lõpuks ma siis olen ikkagi põhiettekandja, palun. Et ma siis mõne sõnaga nagu räägiks sellest majandusaasta aruandest. Töötajate arv on konsolideerimisgrupis suurenenud 20 inimese võrra, mis räägiks nagu rahvastikust natukene, meil on tõusnud ka rahvastiku arv, välja on toodud nagu vanusegruppide kaupa ja meeldiv oli täna kuulda, et meie rahvastik on veel suurenenud 1. juuni seisuga. Peamised finantsnäitajad. Kuna eelmine aasta toimus meil mitu suuremat investeeringut, Võrveküla kooli ehitus, Tabivere kooli ehitus, Tabivere tööstusala, Tabivere kooli võimla ja Tammist on veel suuremad objektid, siis on näha, kuidas on suurenenud meie varad aasta lõpuks. Samuti on suurenenud kohustused aasta lõpuks. Tulemiaruannetest võiks rääkida, et tegevustulud on 2 miljonit suurenenud. Riigilt saime toetust natukene vähem kui 2019. aastal. Samuti, kui on uued objektid käiku võetud, siis on suurenenud ka tegevuskulud peaaegu 2 miljoni võrra. Ja tulemiaruande järgi on konsolideerimisgrupi tulem siis 3 miljonit ja natuke peale. Põhivara investeeringud olid siis konsolideerimisgrupis 12,9 miljonit. Likviidsusega on meil väikse probleemi tulnud, kuna see peaks olema suurem kuni 0,9, aga meil oli 0,11. Kuigi me sellel aastal ei jäänud oma kohustuste täitmisega nagu hätta. Et see on raamatupidamislik näitaja, aga me saime hakkama. Kohustuste osakaal on samuti eelneval aastal suurenenud 35% 24 ja on suurenenud kui laenukohustuste summa või protsent, kuna võtsime laenu 8 miljonit eurot investeeringute teostamiseks. Eelarve täitmise aruande järgi siis on meile põhitegevuse tulud eelmine aasta 20,7 miljonit, see on circa 2 miljonit suurem kui 19. aastal. Põhitegevuse tulud on 16,2 miljonit, mis on 300 000 suurem kui 19. aastal. Meil lisaeelarvetega sai vähendatud nii põhitegevuse tulusid kui põhitegevuse kulusid. Ja põhitegevuse tulem, mis on nagu kõige parem näitaja kohustuste võtmisel, on 4,5 miljonit. Ja aasta lõpuks oli siis valla võlakoormus 56,7%. Ja laenud kokku on praegu aastani kuni 2030. 2021. aastal maksame tagasi 7,4 miljonit ja pikaajalist osa on meil veel 7,9 miljonit. Ja konsolideerimisgrupil kokku on võlakohustused 21 kuni edasi 11,6 miljonit. See oleks siis kõik minu poolt, et võtan küsimusi. Nii, palun, kas keegi tahab midagi küsida? Võimalus on olemas.
Tundub, et ei ole küsimusi. Nii, kas kaasettekanne tuleb? Ei, aitäh. Nii ammendab põhiettekanne. Selge. Nii, aga siis on meil vaja otsustada, et kas me kinnitame selle aruande. Kes on selle poolt, palun ka märku anda. Kohapeal on kõik poolt. Nii, ja vaatame, mis sinna tekkis. Volis on ka kõik poolt. Nii, kinnitus volikogu poolt on olemas. Nii, ja nüüd on meil siis sellised otsustamise punktid läbi, edasi siis informatsioon, koha peal algatavad teemad ja vaba arutelu. Kõigepealt minu poolt selline teade, et me traditsiooniliselt juulikuus ei ole istungeid teinud. Ei ole ka minul infot, et sellel aastal selleks vajadus oleks. Need järgmine istung on meil siin augustis, aga siin on vaja otsustada, kas see kuupäev on 19 või 26. 26 oleks meil nagu see, ütleme, plaanipärane. See tähendab seda, et neljas neljapäev. Nii et siis 26. ja minu ettepanek on, et kui vähegi võimalik, siis teeme füüsiliselt, nii nagu täna, aga kui keegi otsustab, et ta tahab ikkagi volise kaudu olla, siis me ei saa seda mitte keelata. Nii, aga Elin kibeleb rääkima, palun. Ei, mul on lihtsalt, täna oli telefonikõne ja tähendab, mul on küsimus, et mis sellest Reeda pagarist saab, et tal selle aasta lõpeb ära rent ja kas temale jääb see ruum alles või tal on vaja teada, sest tal on ju kõik seadmed ja kõik asjad olemas, et inimene muretseb selle pärast ju, et tal on töötajad ja kõik olemas, et kas see jääb alles või jääles või mis sellega nüüd toimub. Kas jutt on sellest spordihoones toimuvast tootmisest? Jah, täpselt, Reeda pagaril. Jah, Jarno, äkki sa tead vastata midagi? Ega ma selles mõttes väga täpselt ei tea, et rendilepinguid sõlmib asutuse juht. Ma tean seda, et meil on pikalt arutusel olnud spordikooli jõusaali tegemine. Jõusaali tegemise ühe asukohana on see sama maja ots. Tõsi, täna on mõte jõudnud ka selleni, et võib-olla see spordisaal, see jõusaali osa teha hoopis teise. Hetkel ei ole seda päris selget. Iseenesest kaalumisel on ka see, et me teeme jõusaali eraldi ühekorruselise hoone osana siis, kuidas nüüd öelda, siis õpilaskodu taha. Et sinna poolde, kus oleks otse siis püstiruumidesse ja röövistutesse käib. See nagu tähendaks siis seda, et selle pärast ei peaks seda ümber. Aga ma ütlen, et see on rekendamise küsimus. Et jah, nad maksavad ju maksi ja me Tartu valla töötaja, selle juhil on ka selgust vaja täpselt. Ja see aasta lõpp tuleb väga kiiresti. Ega see on kooli jaoks ka oluline nüanss, sellepärast, et me oleme nende värskete saiade ja pirukatega hästi harjunud. Et kevadel, kui me rääkisime, või mis kevadel, mineva nädal, kui rääkisime, et siis ta ütles, et on ka see variant, et ta lõpetab üldse tegevuse. Ja sellest oleks meil tõesti kahju. Siia võiks öelda, et see päästab meil seda, et väga palju õpilasi ei käi kaupluses. Muidu võõrutakse seda üle tee minna ja põhimõtteliselt sealt saab ka seda saia, aga tõenäoliselt saab üle. No siis ei saa jah, kui ei tee. Ma ei tea, et vallavalitsus, et püüdke see otsus ja asi kiiresti ära teha, sest muidu tõesti, ta teab, kas ta lõpetab ära, nüüd need seadmed maha ja on kõik. Või läheb koos oma töötajatega edasi? Jah, selge see, mingit selgust vaja. Nii, veel küsimusi, teemasid. Ma küsiks Aigari käest, et minu käest on vähemalt 3 inimest küsinud, et kas kommunaalil on plaanis osta asfaldilaotusmasin. Mina ei ole osanud vastata. Asfaldi tehased rääkis, aga ei ole see teema olnud praegu teemas. Oskan vastata.
Nii veel kellelgi midagi. Ja Külli tahab küsida. Külli, palun. Küsimus vallavanemale, et 2 päeva jooksul on siin kohalike elanikel väga suur huvi tekkinud jälle meie kergliiklustee vastu. Et paluksin siis vallavanemalt äkki ta oskab kommenteerida, et kuidas seisud on ja kindlasti Kadrit palun siis protokollida, et kõik huvilised saaksid seda lugeda. Aitäh. Siis on nagu paremini nüüd näha ja kuulda. Et sellega on niimoodi, et ilmselt see huvi on tekkinud või taastunud selle tõttu, et maakorraldustoimingud on jõudnud sinnamaale, et mul on esimene notar käidud. See oli kõige lihtsam, aga kõige suuremat maad hõlmav asi. Ehk siis Riigi Maanteeametiga on meil isiklik kasutusõigus sõlmitud täna notariaalselt. Selle maaomaniku poolest me saame hakata ehitama. Nüüd eraomanikega on minu teada maamõõdutoimingud füüsiliselt tehtud, ootavad, kuna kataster sisse kannab. Kohe, kui kataster sisse kannab, on notari ajad ja notarisse. Ja sellisel juhtumil on järgmine hetk on hange, mis on ka ette valmistatud ja ootab seda maaasjade korda saamist ja nupule vajutust. Aitäh. Nii, kas on veel kellelgi mõni teema? Kui ei ole, siis aitäh.